Tere kõigile finalistidele ja siis oma kogemuste põhjal ma natuke tutvustan ka neid inimesi, kes finaallauda jõudsid. Tegemist on väga huvitava seltskonnaga. Mitte kunagi varem pole mänginud finaallauas nii palju naisi, täna on 3 naist finaallauas, kui siiamaani on mänginud finaallauas ainult 1 naine läbi aegade. Finalistid on järgmised. Kõige väiksemast äkiga 126 500 punktiga tuleb lauda selle eelmisel aastal Unibet Open naisturniiri võitnud Karmen-Erika Kupri, kes on muu hulgas ka Saaremaa Omaha meistrivõistluste teine ning 1 tulevasi tähti. 8. äkiga tuleb lauda mees, kes saavutas korralikult 2. koha Euroopa suurimal pokkeriturniiri Tallinnas, mis on toimunud, kus mängis 1000 mängija, kes on mänginud aastaid piktasemel turniiridel, Riiabööt Laivil, Pahv Laivil, suurturniiridel Eestis, väga tuntud tegija, endine sportlane Raivo Vakra. 7. äkiga lauda istub Revo Kink, kes on korduvalt jõudnud Eesti meistrivõistlustel esikolmikuks, kes on ka Eesti meister, kes on mänginud pokkerit absoluutselt kogu saati, mina otsa sinust käinud olen, tõenäoliselt vähemalt sünnist saati. 6. äkiga tuleb lauda mees, kes juhtis Pokkernewsi lemmikute hääletust päris pikka aega, keda peeti selle finaallaua üheks kõige suuremaks lemmikmängijaks. Kahjuks ma rohkem tema kohta midagi öelda ei oska, aga kindlasti on tegemist väga väärika mängijaga ning oleme lauda Kaarel Lepik. Finalistideks kõige nimekamees on 2009. aastal esimese ja siia ainsa eestlasena PPT finaallauas mänginud mees, kes võitis ka F-Topsi põhiturniiri, saavutas tollal suurima Eestile praegu suurima netivõidu ühekordse, kes valiti 2009. aastal parimaks netimängijaks, kes on esimene Olubeti eelkäija Olympic Online'i profimängija ja selle finaali tuntud mees on endine ajakirjanik Jala Kiivramees. 4. äkiga tuleb finaallauda sellega naisvõistleja. Me tunneme teda rohkem väga sellise aktiivse hobimängijana, samuti tennisetreenerina, kes praegu hakkab koolitama just pokkerimängijaid tennist mängima, endine mitmevõistleja, alati särav Maret Tomarova. 3. äkiga on meil tulemas lauda veel üks naisvõistleja, kelle kohta on öeldud, et tegemist on tõenäoliselt Eestile parima naismängijaga, kelle kordavad kõikide olümpiku näiteks kasiinode numbrid, mis selle aasta juba võitis naisturniiri. Selleks on siis olümpite kvalitatiivide põhjal selle turniiri üks suurimaid favoriite Siiri Saar. Teisena astub lauda üks mees, kes on üsna hea minu tuttav ja kes pole Eestis mänginud küll, kes on 3 aastat. Tegemist on taotluse hobimängijaga, kes kannab siis rinnast ka Tunnaploo silti. Alati väga ohtlik mees, alati väga kannatlik mees ja väga võimekas mängija, selleks on ka mõtlus. Ja finaallauda peab sütliidrina siis mees, kes kohta mina tean, tegemist on profimängijaga, kes on küll mitte väga suur ülekaaluga liider, kellel on kõigest 21 000 punkti rohkem kui tagu mõtlusel, aga iga punkt maksab midagi ja paluksin finalistiks ja paluksin finaallauda kõige lauda sütliidri Kaupo Lenno. Jätkame siis mängimist level 20. Ante 1000, Vangi 4000, 8000. Kaunis päikseline laupäev on meid toonud Eesti meistrivõistluste pokkeris finaalpäevani. Praegu plaksutatakse just põhiturniiri finaallauast kahjuks esimesena välja kukkunud Karmen-Erika Kuprile. Samas on nagu näha, on saalis siginad-saginad täis. On käimas ka Mixed Maxi finaallaud ja samuti on alguse saanud meistrivõistluste viimane turniir ehk paaristurniir. Lähen istun ka kohe lauda. Sain esimesele veel ära mängitud ja loodan, et vahepeal Meelis välja ei kukku. Adrat, oled võitluseks valmis? Üritan olla, kuigi väga vara hommikul on raske olla valmis.
Kuidas sellele kommenteerid, et finaallauad kohad loositub ennem välja, et kas on see sinu jaoks oluline, oled sa mingit strateegiat paika pannud või kuidas kommenteerid? Ei ole väga oluline. Teine küsimus võib olla, et sellel aastal 3 naist on finaallauas. On see kerge või raske naistega mängida? Huvitavam. Teeb laua huvitavamaks kindlasti. Kuidas üldiselt võistlused on läinud, meeleolu, feeling? Paremini kui eelmine aasta vist. Väga hästi. Kus sul pooleaidad fännid on, kas tulevad siia laivis või? Tuleb 2 bussitäid. 2 bussitäid. Ma tead, mahuvad ära. Aga interneti vahendusel on ka vaatajaid. Kindlasti on. Ma arvan, pooled on minu oma. Küsimus, kuidas siis oled mängima minemas paaristurniiri, et kuidas tegid valiku, paarilise valiku? Sama paaril oli 3 aastat. Kuidas tal eelmistel aastatel läinud eelnevatel? 3. koht ja 9. koht. Ja täna siis? Täna teine. Tuleb teine koht? Piit tuleb lõpus. Igal turniiril tuleb täna tuleb ka. Et sul põhimõtteliselt kõik on nagu ette teada juba? Jah, see ei ole kindlasti. Näeme siin daamal ka finaallauda. Oskad, sul on siis põhimõtteliselt on teada ka need võitjad, kes tuleb esimeseks, teiseks. Ma mõtlen põhiturniiri. Meelis vist võidab seda. Ma mõtlen põhiturniiri. Põhiturniiri. Jah, see nüüd algab seal telelauas. Okei. Seal on raske. Ma loodun, et siin saa võida. Et alla pea. Aga siin on täna kapist välja tulemas turniir, mida see on nagu näha kujunenud meespaari peale. Paaris mängib muidugi teistmoodi ka mängi. Ei mängi täpselt samamoodi nagu üks mängib. Ei mängi samamoodi, kindlasti natuke olen tagasi ja üritan vasta paarilisele enne mängida. Et selline vastutusmoment on ikka olemas. Jah, ikka loomulikult. Õnneks sai täna sellest äkki kaubeldud 10 000 peale. Et algul pidi olema 5000, siis nagu minust liiga vähe paaristurniiri jaoks. Mõlemad saaks kindlalt mängida, siis 10 000 on täitsa sobiv. Kuidas üldiselt Eesti meistrivõistlustega 2015 rahule korraldusliku poole pealt feelingu sõpradega kohtumine? Kõik on super, välja arvatud, et turniirid võiks hakata õigeaegselt. Tere päevast, oleme kinni pinnud Olibeti ja Olümpiku pokkerimanatseri Risto Suurpõllu, tere hommikust! Tere hommikust! Meistrivõistlused on nüüd lõpusirgel, on siis viimane päev, kohe on algamas põhiturniiri finaallaud ja on ka käimas siin mõningad teised mängud, et kuidas jääd rahule Eesti meistrivõistlustega? Üldjoontes on kõik hästi sujunud, et korralduslikult mingit suuri probleeme ei ole olnud ja võib-olla ainuke pettumus on olnud, et natuke vähem põhiturniiril mängijaid kui eelmistel aastatel. Aga ütleme, et kas rahvaturniir tegi oma rekordi või on olnud ka suuremaid numbreid? Ei, rahvaturniir tõesti purustas järjekordselt rekordi, et see on iga aasta on osalejate arv kasvanud. Et üldiselt kõik on sujunud, diilerite puudust ei ole olnud? Ei, puudust ei ole olnud, et on paras jagu olnud, et nagu te siin märganud olete, siis tõime ka Lätist endale kolleege abiks ja tänu sellele ei olnud ka midagi probleemi. Küsiksin ka selle korraldusliku poole pealt, et ei ole me traditsiooniliselt kasiinoalal ehk siis all, vaid oleme tulnud konverentsiruumi, et kas sellega on nüüd palju sekeldamist ja tegemist, et kõik need lauad siia tuua, džipid, diilerid? Eks ta on kindlasti keerulisem kui igapäevast turniiri teha, et lauad tuleb teistest kasiinodest kokku korjata ja eks diilerid on ka selle võrra rohkem vaja. Et iseenesest ta on samamoodi kasiinoala nagu päris kasiino, et siin peab samamoodi olema kõik registreeritud ja... Aga selge, suur tänu teile meeldivate meistrivõistlustele korraldamise eest. Aga palun, järgmine aasta jälle. So I said, Johnny, what you doing tonight? He looked at me with a face full of fright. And I said, how about a revolution? And he said, right. I said, oh, you say I say revolution. And you say, ja. I said, oh, you say I say revolution. And you say, da, 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 da.
saanud, kui on selgunud põhiturniiri võitja Kaupo Nenno, keda sõbrakuselt kaljus. Tegelikult me nägime, et sa said 7-tega ilusti väga asju tulemas, aga kõige viimane pusimine läks. Ei saanudki kogu pusida, et jah, plaan oli tänu Ranno Sootule oli paika pandud ja enam-vähem saab mängida ja oli ära. Seda ilusat rida Kalju! Eile mõõgastusin, käisin poes ja kusjuures on pausineeritud karmavõlga ka, et viisin Toidupangale ühe suure hunniku toitu ja keskendusin ainult lõõgastumisele ja täna kõik tulnud. 11. aprill, 11 meistritiitlit jagatud, kohtume lauas või kohtume kuskil mujal. Tšigrin, tšigrin, tšigrin!